videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja, minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saade järjekorra numbriga 87. Alustan kohe sellise natuke raskema teemaga. Vangla. See, mis meil siin toimumas Eestimaal on, ajalehtedest jookseb muudkui läbi, kuidas tuleb meile rohkem raha ja meil läheb turvalisemaks ja paremaks. Ja me vist oleme juba inimestena ära harjunud sellega, et meedia ülesanne on rääkidagi musta valgeks ja meid närvi ajada ühest küljest ja justkui siis paljastada, millega tegeletakse, aga mitte paljastada nii piisavalt palju, et teatud inimesi kinni panna, kes peaksid seal istuma. Meil valitsuse tasandilgi on nii palju korda saadetud, et võta järjest. Ja seoses selle vangla import teemaga, business, saab ka vastuse küsimus, miks lapsetapp peale 3,9 aastat on okei, miks eelmises saates kirjeldatud rõvedustega hakkama saanud noormehele mitte vangi minna on okei. Kohti on vaja, et sisse tuua võõrad. Ja lõpuks ongi nii, et meile tuuakse neid sõjatähe all, spetsialistide sisse toomise tähe all muudkui juurde. Ja sealt edasi on hästi lihtne minna selle jälgimisühiskonna teema peale, sest kui võõrad on sees, siis ühiskond midagi pole teha. Me käime alla. Siia ei tooda sisse spetsialisti ja need vanglasse toodavad spetsialistid, kes on mõrvamiste ja vägistamiste ja kõige muu teemal võib-olla spetsialistid. Jah, ega nad midagi paremaks meie ühiskonnas ei tee. Ja nendega ilmselt hakkab kaasnema ka mingi selline turismivorm, kus nende lähedased tahavad neid ju näha. Sõbrad, tuttavad, perekond. Ja ma ei tea, kuidas see asi ära lahendatakse, sest ma kahtlustan, et see on mingi inimõiguse asi. Näiteks, kui su laps istub kinni, sa pead saama teda näha või vastupidi, pead saama näha oma vanemat, mis iganes. Ja siin veel hakkab nalja saama. Ja kui meil oleks siin stiilis 95% eestlased, kohalikud, põlvest põlve, siis seda jälgimisühiskonna teemat mina arvan, et ei olekski nii väga vaja. Aga kui siin lähevad asjad hapuks, nii nagu meil ongi läinud just Rootsis hapuks seoses nende sissetoodavatega, kes seda maadega inimesi ei austa, ma ei õigusta kõike seda, mis siis toimuma hakkab, kui inimesed ongi stiilis lõpuks ära kiibistatud, igal pool su biomeetrilisi andmeid jälgitakse, kaamerad on üleval. Ma ei õigusta üldse seda, ma arvan, et see ei ole inimlik, ma arvan, et see ei vii mitte lõpuks kuritegude vähendamiseni, vaid see süsteem ise hakkab kuritegelikuks organisatsiooniks, mis siis loob oma reeglid, stiilis, et kui sa ei vaktsineeri, siis süüa ei saa. Ja see ei ole õige. Ja siin on iga samm väga peenelt ja teadlikult läbi mõeldud, eesmärgipäraselt läbi mõeldud, mitte midagi pole juhuslikku. Ja see, et Eesti saab ettemaksuna 30,6 miljonit, mis peaks panema inimesed teemale kaasa elama, me ju teame, et see on nagu kerisele vett. Sellest midagi ei leebu, sellest meil maksutõusud olemata ei jää. Ja siin toodi ka välja, kuidas, ma ei mäleta, mis riik, kui palju rohkem, aga kõvasti rohkem, sellise samasuguse vangide äri peale sai rohkem, kui meile antakse. Aga ma arvan, et siin ei olegi asi mitte rahas, vaid just selle sama agenda teenimises, et veel enam õõnestada meie sellist julgeolekut. Sest reaalsus on see, et see võtab ressurssi. Ja lõpuks, kui peakski olema olukord, kus meil on väga vaja neid inimesi, kes oleksid oskuslikud, kas või riigikaitses, siis osa ressurssi ongi rakendatud lihtsalt sellele, et mingid retsidiviste seal siis valvata. Ja eelmises saates sai puudutatud ka teemat tervis. Lihtsalt täpsustuseks toon välja, et see ei ole niimoodi, et sünnitasime kodus ja suva. Et küll me ise teame, laps vaadati üle sündimisel, mitu päeva hiljem käis ämmaemad kodus vaatas üle, kõik on hästi. Ja tegelikult on ka see ema vaist, et kui midagi peakski nihu olema, sa tunned selle ära.
sa lihtsalt kuskilt mingi kelluke ei jäta helisemist ennem, kui sa vastavalt reageerid. Sest ma ei taha inimestele jätta vale muljet, sest ma tean, et keegi võib sellest saada innustatud ja siis näiteks siin tuleb lihtsalt mängu see moment, et me kuuleme, kuidas teised mingeid otsuseid teevad ja väga lihtne on minna siis, aga ta tegi ka ju nii. Ja siis me lähme selle teise inimese tegudesse, otsustesse sisse ja me jääme sinna nii kinni, et me ei kuulegi oma sisehäält. Et minu sõnum on see, et number 1 iseenda sisetunne, see, kuidas me enda sees tunneme, et on õige teha ja seal kohal tuleb jätta kõik teiste lood ja kogemused sinna paika, sest me ei ela ühes ja samas mustris, ühtedes ja samades kogemustes võib olla kattumisi, aga nendesse kattumistesse sealt ei maksa otsida siis seda, et kuskil kellegi teise loos on meie vastused. Ja nüüd tuli siis sõnum, kus kutsutakse 11-aastast last, tuli sõnum telefonile, tuli meilile kiri, et kontroll, pikkus, kaal, mida tegelikult me aasta tagasi tegime, sest oli vist D-vitamiiniga seoses, tahtsin kontrollida, siis arst sama soojaga vaatas juba need näitajad ka üle, pluss koolis ju on õde olemas, kes neid asju teeb aastas korra, aga tuli sõnum. Ja mul sõbranna ütles, et tal sama teema, aga tal on poeg. Ja tema kuskilt sai selle info, et on seoses selle HPV vaktsiiniga. Ja ma tean, et ma kõlanud hästi uhuuna mõnede jaoks vandenõu teoreetikuna, aga see HPV vaktsiinide teema väga tugevalt on tulnud välja seosed poisslaste viljatuks tegemisega. Uurige ise, mina siia mingit teksti ette ei anna, et ma võiks praegu lugeda mingi teadusteksti teile ette ja kes ei taha uskuda on selline, et see on mingi see allikas, see on mingi jama. Nii et ma ei hakka iseenda teie aega raiskama, et keda huvitab, siis uurige lisa. Ja see on selline päris kole äri. Ja tegelikult peaks olema immuniseerimise korral tehtud eelnev terviseuuring, võimalikud allergiad, välistused, mis ainet ei tohiks manustada, seal on näiteks munaallergia puhul ei tohi teatud vaktsiine teha ja nii edasi. Seda nägite ise COVID aegu. Buss on keset platsi, astud sisse, saada maha süsti ja jalutad minema nagu, ei olekski nagu terviseteenus, nagu läheks mingisse purksi putkasse, et palun üks retropurks ja jalutad edasi. Aga reaalsus on see, et sinu kehasse manustatakse aineid, mis võivad tervet su ülejäänud elu mõjutada. Aga äri. Ja kes teenivad raha jumalad, siis seal kahjuks muu ei olegi oluline. Ja ma ei ütle, et kõik meditsiinitöötajad teeniksid raha jumalat. Ma mõnes mõttes mõistan, sa oled oma elu pühendanud sellele ja minna õppima arstiks või üldse meditsiini valdkonda tähendab seda, et sul on natukene kuskil mingi missioonitunne teha head. Sest seal kuskil selles koodeksis on ju kirjas, et üks väga kindel reegel, do no harm, ära tee kahju ja siis nad arvavad, et nad elavadki selle loosungi saatel niimoodi. Aga päris nii see ei ole kahjuks. Aga inimene, kes on aastaid õppinud, ilmselgelt ei ole väga aldis võtma vastu informatsiooni, et sa tegelikult teed kahju. Ja ma mõistan seda, aga palun mõistke teie, kes te siis olete need, keda ma just väljendasin, ma mõistan teid, mõistke ka meid. Meil on vabadus mõelda, meil on vabadus kahelda, esitada küsimusi ja seeläbi me satume täiesti erinevale infoväljale. Ja aktsepteerige meie otsuseid, sest need on meie tervised ja lõpuks vastutame meie. See on ka laste puhul, kellel on vaktsiinikahjustused, vastutavad nende vanemad, mitte need arstid, tervishoiutöötajad, kes on neile neid aineid manustanud, isegi mitte need ärimehed, kes ajavad seda vaksiäri, mitte keegi. Ka ministeerium mitte, kes aitab seda äri ajada. Ja ma soovitan YouTube'is jälle taas kord vaadata kanalit Redacted, seal oli üks saade teemal noorte südamerabandused, et miks neid on nii palju noorte seas, need niimoodi äkitselt peale vaktsineerimist. Seal on üks ja lihtne vastus ja see vastus ei pruugi paljudele meeldida, sest need, kes usaldavad meditsiini, usaldavad valitsust, nad on natuke nagu lapsed, kes ei taha suureks saada, nad tahavad, et keegi kuskil teine otsustaks, vastutaks. Ja nüüd, kui selgub, et ei, sa ise pead mõtlema, sa ise pead võtma kogu selle koorma, otsustada, vastutada. See tundub võib-olla vastik natuke, ebamugav,
Ja siis pigem võideldakse nendega, kes ütlevad, et midagi pole teha, me elame sellises maailmas, see on reaalsus. Nii, ja telegram.ee avaldas ka 6. juunil huvitava artikli pealkirjaga Astrid Lindgreni teemapark saab koroonapettuse tõttu kahjutasuks 28 miljonit Rootsi krooni. Sest et selgus, et kõik need meetmed, mida nõuti siis rakendada, nendel puudus alus. Ja kas Eesti ärid, kui palju meil Eesti ärisid põles seoses nende koroonameetmetega, kas meil on keegi võtnud ette kohtuteed? Ma ei tea, ma olen praegu muidugi sellises õhulises seisundis omadega, aga mul mitu päeva olen mõelnud ja ei tule väga ette. Ja kas meie kohtusüsteem üldse saaks seda tunnistada, sest Rootsi oli natuke pehmem, seal rakendatigi seda sellist, et ei sunnitud vaktsineerima, aga läbi ettevõtete, läbi korporatsioonide see vaksisundi ikkagi peale tuli. Nii nagu Eestis oli, vabatahtlik, ei ole kohustuslik, aga töökohast jääd ilma. Ja see on üldse hästi huvitav, kuidas meil on teadus ja reaalsus. Ja kui teadus ütleb ühte ja seal teaduse sees on teadlased, kes ühed ütlevad ühte ja teised ütlevad teist, siis peale jääb see, mida surutakse uksest ja aknast, on see teadus, mis on seotud väga suurte rahadega. Ja kas või meil Eestis praeguse tuulikute teemal on teadlased, kes ütlevad, et see ei ole inimsõbralik ja on teadlased, kes Kliimaministeerium siin järjest toob neid esile, kus infraheli sa ei näe, ei kuule ja iga kord, kui nad räägivad sellest, et ei, ja see inimeste intonatsioon on juba selline, et sa aru, et ta on nagu veits opakas. Ma tean, et see on hästi magedalt väljendatud minu poolt, aga ma ei ole mingi kõrgelennuline ja nii edasi. See, et ma olen lihtne koduperenaine, tuleb kasuks, ma saangi ennast väljendada nii, nagu ma soovin. Minust ei saagi eeldada mingit väga kõrget lendu intellektuaalselt. Ja siis ma väljendangi ennast nii. Kui ma näen neid miniklipikesi, kus Kliimaministeeriumi poolt palgatud tegelased räägivad, kuidas oi, infraheli, see ei ole mitte midagi ja nüüd toodi veel mingi maamees mängu, kes siis kirjeldas, et oi, linnud ikka lasevad traktori täis. Opakad. Ja iga kord, kui ma näen mingit sellist videot, mulle meenub Armastus 3 apelsini vastu tükk, kus siis sa ei saagi seda näha, see on nähtamatu. Täpselt selline meeleolu valitseb seal, täiesti idiootne olukord. See pantaloone tuleb silme ette. Ma ei tea, võib-olla kellelgi on sarnast tähelepanekut tunda, aga jah, nii on, et sa ei saagi näha, see on nähtamatu, sa ei saagi kuulda, seda ei kuule. Vot nii, selline Toskana juukseneela võrdlus. Eelmises saates ma rääkisin natuke ka jälgimisühiskonna teemal ja kui te arvate, et miks nad peaks jälgima seda või toda, et see on meeletu ressurss. See ei ole enam nii, nagu me oleme kuskilt filmidest näinud, et mingid mehed istuvad niimoodi kuulevad, ja. Tänane jälgimisühiskond on tehnoloogiale üle antud. Seal teatud algoritmid paika pandud, teatud märksõnade peale reageerib. Kas või see, et kui sa otsid aiamööblit või, ma ei tea, mobiiltelefoni ja sulle hakkab viskama vastavat reklaami sellega seoses, et sina oled siukse otsingu teinud. Ja inimesed on märganud, et piisab sellest, kui sa räägid kellegagi teatud teemadel ja siis viskab vastavat sisu sulle ette. Nii et see jälgimisteema on ka üle antud väga palju peenemale süsteemile, mis ma arvan, et on inimõiguste vastane, aga Candace Owensi kanalil oli hiljaaegu video, kus tema asendaja, üks meesterahvas rääkis arbitraaži kohtu teemal, kus on näited, et sa naine Disney maal sai mingi toiduallergia, ma ei mäleta, kas ta suri ära või juhtus midagi lihtsalt väga paha. Ja ta kaebas kohtusse, see asi lahendati arbitraaži kohtus ja ta ei saanud mitte midagi, sellepärast, et kuskil tema laps oli pannud selle nõustun linnukese ja sellega seoses ta nõustus, et kui on mingi probleem, siis see lahendatakse arbitraaži kohtus. See on nagu sõna-sõnalt see, aga see lõpptulemus oli see, et kuna ta oli teinud kuskile selle linnukese, et I consent on ja olen nõus, siis mis iganes vaidlusi, süüdistusi ei lahendata mitte tavakohtus, vaid läheb sinna arbitraaži kohtusse. See, kuidas arbitraaži kohus USAs töötab, ma ei tea, kas mujal maailmas ka. Ma kahtlustan, et see on Eestis samamoodi, sest need korporatsioonid otsapidi on ju ka Eestis, siis sa ei saagi mingit õiglust saada, sest sa oled kuskile enese teadmata tegelikult, sest me keegi ei viitsi neid asju väga otsast lõpuni lugeda, ammugi seal neid juriidilisi nüansse hoomata.
Ja see tekitab natuke murelikkust minus, kuhu me jõuame niimoodi ühiskonnana. Aga elada ju tuleb, alla anda pole võimalik. Nii lihtsalt on. Ja teemal ajakirjandus. Ja mina ka oma saadetes tundub, et räägin nagu hirmujuttu, meid jälgitakse ja nad vaktsineerivad meie lapsed viljatuks ja haigeks. Aga see minu eesmärk ei ole mitte hirmutada, vaid teile öelda, kuidas asjad on. Kui ei usu, uurige ise lisa. Ärge uurige ainult siis meie peavoolumeediast, millele on lubatud valetamine, vassimine. Kahjuks on nii. Ja ajakirjanduses ma olen märganud ka seda huvitavat tendentsi, et kuna nende eesmärk on saada klikke, saada vaatamisi, reklaami müüa, siis on selline teema seal nagu katkendid, aga kui sa näed seda uudiste voogu, mis sealt tuleb, siis seal ei ole kirjas, et tegemist on katkendiga, seal on kirjutatud, ma loen teile ühe pealkirja, tüdruk rööviti ning nüüd lamastasin pargis, ta ei jõudnudki tagasi koju. See on nagu kellegi lause ehk siis jutumärkidega ja mõtled, et oi, kuskil on midagi hirmsat juhtunud. Ja mulle need hirmuasjad üldse ei istu, ma neid üldjuhul ei loegi, aga siis ma tegin lahti, vaatan, katkend, Aga inimene, kes vaatab, võibki mõelda, et keegi kirjeldab seda olukorda, mis oli päriselt. Nad saavad oma kliki kätte ja tegelikkuses on tegemist raamatu katkendiga. Ja minu arust on see natuke alatu võtta, sest see esiteks külvab mõttetut hirmu ja teiseks see lihtsalt näitab, et nad toimetavadki hirmu pinnalt, et neid klikke saada. Ja teisest küljest veel omakorda, ju siis see on tarbijate soov lugeda seda hirmu ja õudu. Ja ajakirjandusest veel. Kristen Michal olla Mart Helmele öelnud, võõrtööjõu puhul arvestame oskuseid, mida Eesti koolid ei paku. Ja minul tekib küsimus, sa oled peaminister, kõik need teised ministrid on sinu kamandada, miks siis ei paku? Miks me loome olukorda, kus meil tuleb mingeid oskusi sisse tuua? Ja stiilis, et nüüd tuuaksegi meil ju mingeid võõrretse sisse, mida nad pakuvad. Õigus, Pakosta ütles, et turvalisust ja majanduslikku poolt ka pidavat paremaks tegema ja nii edasi. Mina arvan, et see rahaliselt on miinusprojekt, see välismaiste retside sisse toomine, aga see on minu selline vaist ja ma võin eksida. Aga ma olen üsna kindel, et nii on. See on lihtsalt mingi manööver, mis on jälle mitte meie enda nupukeste välja mõeldud, vaid see on kuskilt väljastpoolt dirigeeritud eesmärgiga Rootsi olukorda leevendada, sest seal on selle immigratsiooniga tehtud asi ikka väga-väga õudsaks. Seda meie meedia väga palju ei kajasta, õnneks Rootsi enda meedia natuke juba võib öelda, mis seal toimub. Ja seda enam meil tuleb rääkida nendest teemadest ise inimestena ausalt ja otse, sest need, kes on meie nii-öelda esindajad, rahvasaadikud, otsuste tegijad, neil ei ole sooja ega külma. Ja see, mis nägusid pannakse siis siin ette otsa, see on lihtsalt kohutav. Sest see Liisa-Ly Pakosta, mulle ei meeldi inimesi halvustada välimuse põhjal. See lihtsalt on inetu. Oma lastele ma õpetan, et seda ei tohi teha. Ma tean, et minu saadet mu lapsed ei vaata. Nii et siinkohal ma ütlen, et iga kord, kui ma seda Liisa-Ly Pakostat näen, ma mõtlen, milleks see meik ja huulepulk. Seal ei anna midagi enam päästa. Ja midagi pole teha, see inimene näeb välja, nagu ta üritaks olla naine. Ja siis ei imesta, et ta räägibki, et isa võib ka olla naine. Ja see tundub kuidagi nagu väga läbi mõeldud otsus panna sellisele kohale just selline inimene, sest ta tekitab vastikut tunnet ja see ajab närvi. Ja see ilmselt ongi selline nagu ühiskonna üles kruttimiseks natukene. Ja siis ma kutsungi ennast korrale, et Kertu lihtsalt lihtsalt naera, ära mine, närvi minek ja aita. Ja kui te kujutate nüüd ette, et ma siin mitmendat saadet räägin, et ta ajab närvi, et ma olen mingi, ei ole nii, ma lihtsalt tunnen häiritust. Ja siis ma tegelen oma häiritusega. Ja seal samas ma mõtlen, et see ei saa olla juhuslik, et pannakse nii häirivalt, tuuakse esile, mida kõike tehakse ja seal kõrval on häirivad lõustad. Ja ajakirjandust natuke veel. Võrumaa Teataja kirjutas, Võrumaa inimesed on võrreldes ülejäänud Eestiga oma koduga
väga rahul. Esimene mõte oli, et see on jälle mingi selline RKIK infooperatsioon, kuidas Võrumaal on kõik väga hästi, siin on kõik väga hästi, me paugutame, me hakkame üle inimeste peade laskma, majad värisevad ja asi läheb kordades hullemaks, aga nad on väga rahul. Ülejäänud Eesti, ärge üldse vaadake neid MTÜ Meie Nursipalu tegemisi, sest nad panevad segast. Võrumaa inimesed ise on ülimalt rahul. Lihtsalt see MTÜ seal lihtsalt kogub raha, tahab feimi saada, mis iganes. See raha läheb kõik kohtuasjadeks. Ja siis ma mõtlesin, et aga võib-olla me olemegi oma kodudega väga rahul. Ja sellepärast me seisamegi oma kodude eest. Neid inimesi, kes on selle Nursipalus toimuva militaaräri vastu, on palju. Ma tean inimesi, kes ei ole avalikult mitte silpigi öelnud sel teemal. Omavahel suheldes väljendavad väga selgelt oma häiritust, aga nad kardavad, et neile hakatakse siis liiga tegema töökeskkonnas, tutvusringkonnas ja sellepärast nad lihtsalt lähevad seda teed, et ma saan aru ja ma elan kaasa, aga niimoodi vaikselt, ennast mitte kahjustades. Ma olen ka natuke inimlik, aga mina olen lihtsalt natuke teisest puust. Mina ei jää lootma selle peale, et keegi teine seisab minu eest. Arvan, et maailm ei tööta päris nii. Ja ma lähengi nüüd edasi selle sama Nursipalu kohtuasjade teema peale. Soovitan teil vaadata Facebookis MTÜ Meie Nursipalu lehte ja nüüd see Nursipalu kaitseks grupp muudeti ära Võrumaa ja Väimela kaitseks, sest ka Väimelas toimuvad kummalised asjad, kogu see veeäri. Soovitan sellega ka teil ennast kursis hoida, kuidas mingi Vene-Iisraeli ärimees teeb seal oma businessit ja öeldakse, et aga tema ise peab tegema need vastavad keskkonnauuringud. Tema ise. Ja mitte siis Keskkonnaamet, kes peaks olema see neutraalne osapool, see, kelle ärihuvid on seal mängus, tema ise teeb siis selle uurimise. Ja täpsemalt siis, mis seis on meil kohtuasjaga. Vabariigi Valitsus vastas kohtule MTÜ ja 84 kaebaja pakutud kompromissettepanekule, et mitte mingit kompromissi võimalust nad ei näe. Vabariigi Valitsuse poolt ei olda nõus astuma ühtegi sammu, et vaidlust lahendada. Ja need kompromissettepanekud olid väga mõistlikud. See ei ole see, et ärge tehke, me oleme kõige vastu. Ei, lihtsalt pandi kirja, milline oleks see kuldne kesktee. Ja ma ütlen siis, millega täpsemalt Vabariigi Valitsus ei ole nõus. Vähendama sihtmärgi alasid, niinimetatud oksualad siis, ei arvu ega pindala poolest. Ei ole nõus välja arvama ühtegi kodu. Ei ole nõus loobuma väljastpoolt ala üle inimeste kodude ala sisse laskmisest, ehk siis see on see samune üle peade laskmine, millest ma olen varem ka rääkinud. Vabariigi Valitsus ei ole nõus loobuma suuremat müra tekitavatest relvadest, ei ole nõus tegema Natura hindamise muutunud olukorrast lähtuvalt, ei ole nõus tegema siis seda Natura hindamist lähtuvalt muutunud olukorrast, ei ole nõus tegema pinna- ja põhjavee teemaplaneeringut, et ennetada võimalikku veereostust ja veekriisi. Ei ole nõus tegema järeleandmisi raadamisele määratud alade osas. Ja ehk siis Vabariigi Valitsus ei ole nõus tegema mitte ühtegi sammu, et tulla vastu kohalike soovidele palvetele. Ja juba see on minu arust märkimisväärne, et inimesed ise annetavad, pühendavad aega, et säästa iseenda tervist, looduskeskkonda, elukeskkonda ja Vabariigi Valitsus, mis peaks hindama seda meie kaitsetahet, sest kaitsetahe ja kaitsevõime, see on ju kõik nii aktuaalne ja nii oluline. Kas või nagu sellise žesti mõttes, et jaa, inimesed, me näeme teid, me kuuleme teid ja me tuleme vastu, me mõistame, sest siin ei ole mitte midagi, mis oleks võimatu mõista. See, et me ei soovi, et üle peade lastakse. Ja välja on ka öeldud seda, et see varasem laiendus, mis siis umbes 12 aastat, 10+ aastat tagasi, tehti ka laiendus, et on suuremat vaja. Siis öeldi kohalikele igasugu lubadusi ja öeldi ka seda, et see on lõplik. Nüüd siis öeldi, et olukord on muutunud ja pole välistatud, et nüüd ka mingi 10 aasta pärast, ma arvan, et isegi rutem öeldakse, olukord on muutunud, meil on veel suuremat ala vaja, sest üks mundrismees ütles ära ju sinikollase lipuga õlale, et 21 000 hektarit on eesmärk. Palju õnne meile siis, mida või keda me kaitseme, kui inimesi, aga kodusid enam ei ole siin piirkonnas. Aga militaaräri ongi selline räpane värk ja siis tulebki see olukord, kus nüüd võetakse veel julmemalt
seda maad, seda rahu meilt ära ja kui meie väljendame omapoolset sellist mõistlikku ettepanekut, siis seda lihtsalt külmalt ignoreeritakse, kuigi on kaasamine ja demokraatia ja nii edasi. Ja seal oli isegi mingis vastuses naljakalt sisse toodud see, et kuidas, et kes ei ole nõus, et siis üle nende pead ei lasta. Ma päris täpselt ei mäleta seda, aga mulle tundub, et nad ise ka soperdavad kogu selles teemas sees olles, sest neil on keeruline. Ühest küljest nad peaksid siis lähtuma seadustest, lähtuma inimeste heaolust, sest kelle heaks see valitsus ja riik, päriselt kelle heaks, kas see riik, see ongi siis eelarved ja ametkonnad või. Ja kuskilt toodi isegi välja, et jah, nii on, et see ei puudutagi rahvast, see riik. Et see on see nagu kupatus ise. See oli minust Jolleriga seoses kuidagi, ma täpselt ei mäleta, et see ongi see kupatus ise, see süsteem, aga mitte siis inimesed ja rahvad, keda see riik peaks puudutama. Vot, ja augustis teeb kohus siis oma otsuse ja ma palun teil, kellel on vähegi võimalik toetada MTÜ Meie Nursipalu tegemisi, sest see kohtutee ei ole olnud odav ja tundub, et see protsessimine kestab veel tükk maad edasi. Kurb on see, et seesama riigikupatus, valitsus toimetab ka meie raha pealt ja me peame siis ennast selle kupatuse eest kaitsma veel lisaraha eest, mida me siis annetame. Aga nende annetamiste juures on see Nõmme raadio, on see konservatiivne Eesti MTÜ, on see MTÜ Meie Nursipalu. On alati see tunne, et aga mis meile päriselt oluline on. Kas mulle on oluline, et mul oleks viimase peal mingid eputamisasjad, et inimesed näeksid, et ma olen edukas, ma teen elus õigeid otsuseid. Või siis see, et see eluaeg, mida ma siin veedan inimesena kehastudes, et ma elan seda väärikalt, et mul on hea tunne inimesena, mida ma sellele maailmale annan, sest mulle tundub, et me tihti kaldume sinna poole, et kuidas meil on õigused ja me peame mingeid asju saama. Aga ma arvan, et me saame täpselt seda, millesse me panustame. Ja kui me panustame sellesse, et meil oleks uhked edevad asjad, siis jah, meil on uhked edevad asjad, aga kui me panustame sellesse ühisosasse, siis see ühisosa on miski, mis kannab ka teisi peale meie enda ja siin tuleb lihtsalt mängu see selline, et sa saad, mida sa annad. Ja kui sa annad midagi, mis loob enamat heaolu suuremale hulgale, siis sa saad vastu ka enamat. Võib-olla ma olen naiivne, võib-olla ma eksin, aga elu on lühike. Otsa saab ta igal juhul ja kuni ma elan selle hea ja õige tundega oma otsuseid tehes, ma arvan, et see elu on elamisväärt, olgugi et ümberringi päris jaburad asjad asjad leiavad. Ja kui palju meil on üldse Aigu näte, mis me ümbre sünnys näituses Ilda Aigu mu esa kõnelsi, et kuldnoka olõi pessi tenny. Mitmekümne kaupa lindese ringi ja pesakasti omavad tühja. Ja ta ütel, et ta olõi nänny, lugõnu ega kuulnu, et keskkonnaspetsialistid tal teemal üldse kõnelasi. Ta tundus ta väga imelik, ta oli varrampas ennast asja tähele pannu. Päriselt kuldnoka, kes peasi olema juba tennu pese, lindese ringi. Ja ta esimõtli, et ta või olla seotu keskkonnamürkega, et neil hindeseen on midagi nässu länny, et nä sai arvu, millal tuleb esadeta, millal tuleb poigi kasvatama naada. Ja mul on tunne, et tänä sama mürgy muutas aga inemiisi, sest nii seen on ka ju keemia, mis või minna tasakaalust välja. Ja kõik ta toitumine, ravimi, mis meid ei ravi, aga üteldas ravimid, vaktsiini ja stress ka, mis muutus meie kehakeemiat. Kõik ta jõud muutuma meie ellu, meie otsusid, sest me ei tunne looduse märguandit, kui isegi kuldnokak ja oma looduse otsa miinemise olema loodusest kipin nagu kaugas jääny, aga kuldnokkasi juba nii tugevahe muutus, sest asi ta inemiisile panna pääle määnegi tõne looduse kauga programm ja mind tegeda väga murelikus ja
tekse mu esa kah ja tõtõsta, kui palju meil on aigu, mahti, märgada säänsit muutusi oma ümbrusen. Ja mul näütuses soovin tsirgokõis erinevit ja tuupärast ma hoia ka oma hoovi säänse väga džungli teemalise, et on väga palju rohelust, taimi, et lindudel olles sääne nagu oas, kest liine kohe tulla. Ja mesilaisium ja ma tiia, et liinen piät olema kuigi asja haljastet ja ilosahe õigõhõ tettu esike määnsegi ettekirjutus omava muru pikkusele ja nii edasi. Aga ma tunnen, et loodus vaja hoitumist ja silma ilo säänse hoolitset ärlakutuna olegi nii oluline, kui ta, et meil olles loodus nii lähkün esiki liina keskkonnan. Aga võib-olla te olete ka märganud määnsitki momente, mildi tunnete, et loodus on nagu sassi pöörat. Meil tule neid momente märgata kas või tuu jaos, et võib-olla, kui ta valitsus läht suure pauguga upakile ja tuleva asemele inemisegi ja omava tiid ja targa, siis teeta vastavit otsusid, et kõik ta kahju, mis on tettu, saas võimalikult kipõst ümbre pöörat. Võib-olla meil on veel lootust. Aituma kullamast ja järgmise kõrani. Saade on salvestatud 2025. aastal.